Tere hommikust kõigile! Ma loodan, et mu hääl on kosta selle mikrofoniga ja me ei pea kellegi pärast siin muretsema, et ta jääb kuidagi heli levialast välja. Üks hetk ma pean prillid ette panema. Kõigepealt paar sõna endast. Minu nimi on Ülo Vihma ja ma olen siia slaidide peale ka pannud endale tiitliks coach, mõnikord ütlen ka juhtimiskonsultant, kuna ma olen ka atesteeritud ametlikult juhtimiskonsultant, aga see ei ole nii tähtis. Ja siis veel enda kohta nii palju, et kui ma nüüd Vatekiga esimest korda lähemalt kokku puutusin ja vaatasin seda nimekirja, mis organisatsioonid seal liikmed on, 37 organisatsiooni, siis tuli välja, et ma olen 2 organisatsiooni liige. Nimelt Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing, nii et siis coachina, ja teine on laste noorte kriisiprogramm, kus ma olen asutajaliige ja pikka aega aktiivselt tegutsenud, nüüd olen nagu lihtsalt tavaliikmeks taandunud. Ja mis siis selle coachingu ja coachi kohta öelda, no ei ole eesti keeles veel head tõlget sellele sõnale, kõige lihtsam on öelda, et see on treener, no mis treener, mõned ütlevad elutreener, inglise keeles on juhtimistreener, kui me räägime executive coachingust, aga jätame selle natuke hämaraks, ongi põnev. Paar sõna veel sellest, millest on juba siin räägitud. Minu meelest ma olen rõõmsalt üllatunud, et üldse nii palju mehi on siin täna. Sest kui ma kunagi psühhoteraapia õpingutes aastate kestel nägin valdavalt naisi nendes gruppides, siis ma hakkasin meestega eraldi tegelema, leides, et meestel kuluks ka selline asi ära. Ja minu meelest on tasapisi selle 20 aasta jooksul pilt paranenud. Nüüd veel seda, et kui ma paluks teil nüüd käsi tõsta nendel siin saalis olijatel, kes on tulnud siia tööalastel põhjustel. Ma pean silmas seda, et kes on näiteks sotsiaaltöötaja, kas psühhoterapeut või mingi muu valdkonna terapeut, kes on personalitöötaja, võib-olla ka juht, kes peab hoolitsema teiste eest. Andke käega märku, kui palju neid inimesi on. Tänan. Ja nüüd palun tõstke käsi need, kes on tulnud siia iseenda pärast. Tänan. Nii et need asjad käivad koos, jah? Et amet kohustab ja need, kes töötavad inimestega, see amet kohustab iseenda eest hoolitsema minu meelest. Siis veel seda, et mul on siin kaasas 2 raamatut, millele ma viitan täna. Mõlemad on eestikeelsed, kuigi ma loen hästi palju inglise keeles, aga tsiteerin valdavalt eestikeelseid ja viitan eestikeelsetele, sest siis saavad kõik neid lugeda. Ja mul on hea meel näha, et 1 raamatu autor on täna siin saalis. Ja veel, et mõeldes sellele pealkirjale, messi pealkirjale, et me räägime läbipõlemisest töökohal, siis ma hakkasin praegu siin samas mõtlema sellele, et no jaa, siin on juba kostnud sõnad, et väga tore, et te tulite ja tööalaselt või isiklikes huvides tunnete huvi selle teema vastu, aga tõenäoliselt siin väga palju selliseid juhte või tippjuhte ei ole, ma oletan, mis nad teevad, no võimalik, et nad teevad sporti. Või vastupidi, kasutavad seda pühapäeva selleks, et olla perekonnaga. Ja sealt edasi viis mu mõte sellele, et kui me räägime töökohal vaimse tervise hoidmisest või üldse tervise hoidmisest, siis võiks edaspidi näiteks selle messi või konverentsi teha tööpäeval. Et inimesed võtaksid aja maha, see on osa tööle mõtlemisest ja kasutaksid siis seda tööaega sellisel moel. Nii et me kõik vajame puhkust selle töö kõrval, mis me teeme. No nii, millest ma siis täna veel räägin?
millest üldse selline küsimus, nagu ma pealkirjastasin, kas peab olema luuser, et mitte läbi põleda? Noh, võime siin mõtiskleda nüüd, et kui ma küsiksin teie käest, et kas maailm on mustvalge või värviline, siis ma eeldan automaatselt vastust, et no mis me räägime. Me kõik teame, et maailm on värviline. Eks ole? Muidugi. Aga mõnikord ei ole see nii iseenesestmõistetav, kui me vaatame näiteks tänavapilti ja näeme, et inimesed käivad valdavalt hallis või mustas riides. Või meie autod on valdavalt musta või halli värvi, sageli ka porised. Ei ole see maailm sugugi iseenesestmõistetavalt värviline. Mikspärast poliitikute autod on mustad? Noh, jutumärkides tagasihoidlikkusest muidugi. Nii et sellel tasub mõelda, et me arvame, et me teame, et maailm on värviline, aga kui me vaatame enda ümber ja hakkame ise käituma kuidagi, siis sageli me käitume just nagu kas nii või teisiti välistades selle vastandpooluse. Ehk siis, kui me mõtleme sellele, et luuser eesti keeles siis kaotaja, mis selle vastand on võitja. Ja kui me selles paradigmas või mõttemallis hakkame mõtlema, et kumb, siis sõna dilemma tähendab, et ma ei saa valida mõlemat. Ma saan valida ainult kumma. Et kui ma lähen võidu peale välja, siis ma ei saa kaotada. Iseenesestmõistetavaks. Ja see on nüüd üks päris kõva lõks, selle mõttemall, sest see välistab kõik vahepealsed värvitoonid iseenesest, automaatselt kohe. Midagi? Kas ei kosta hästi? Jah, nii on. Kostab? Jah, ei kosta, andke käega märku kohe. Või hõigake. Ja siis veel seda, et see mingi paradigma või kultuurimall, me kõik elame ju kultuuris, me ei saa kuidagi väljaspool elada, et see kujundab meie hoiakuid ja käitumisi, tõepoolest. Ja see võib olla väga võimas mõju ja enamasti on see alateadlik mõju või teadvustamata mõju. Ja kui me räägime nüüd ühiskonna tasandil kultuuri mõjust või levinud mõttemallidest, siis edukultus on meil üsna tugev. Ja milles see avaldub, milles me seda näeme seda, et näiteks, lähme kohe nüüd ärimaailma. Mina olen keskendunud organisatsioonidele, aga mitte ainult äri, vaid kõik tüüpi organisatsioonid on minu kliendid. Ja seal maailmas, ärimaailmas näiteks on niimoodi, et kui äri ei lähe nii hästi, nagu loodetud või nagu ambitsioonid on, siis palju variante ei ole, seal tuleb kokku tõmmata, aga juba ainuüksi kokku tõmbamine on häbiväärne. Kes nüüd organisatsiooni teooriat või üldse teoreetilisi mudeleid teab, siis strateegilistes valikutes on taandumine täiesti selge teadlik strateegia. Ja seal ei ole midagi häbiväärset. Me teame kõik, kuidas näiteks, ma ei tea, ajaloost on teada, kuidas Kutuzov taandus Napoleoni ees selleks, et pärast võita sõda. Nii et juba see on iseenesest just nagu taunitav, rääkimata sellest, et kui kellelgi on läinud nii kehvasti erinevatel asjaoludel, et ta peaks äri kinni panema või läheb pankrotti. See on täiesti luuser, selline juht. Ehk me stigmatiseerime, ehk siis märgistame, häbimärgistame isegi võiks öelda eesti keeles, häbimärgistame need inimesed kuidagi alateadlikult või võib-olla ka teadlikult konkurentide poolt või mingisugustest muudest asjaoludest lähtuvalt. Ja need inimesed just nagu kantakse maha. Et see on üks mõtlemise koht. Või siis, me teame, kuidas sportlasi, kes pingutavad elu eest niimoodi, et nende tervis on keha ja psüühika on pillikeelena pingul ja enamasti profisportlasel aeg-ajalt kogu aeg katkeb ja tuleb teda putitada, nii-öelda. Et need on meie iidolid ja kui siis mõni Eesti sportlane ei tule pjedestaalil kohale, jääb näiteks 4., siis ta kohe luuser. Siis tuleb teda häbimärgistada.
et ta on saamatu. Nii et need kõik, need normid ja suhtumised, väärtushinnangud meie ümber mõjutavad märkamatult ka meie enda käitumist, nii et selle tasub mõelda. Ja siis see, millest Aini Värnika rääkis täna juba, et psühholoogilised, vaimsed häired või hädad tähendavad automaatselt alaväärsust, vaimuhaigust. Et kui on siis, psüühika ei tiksu nagu kellavärk, siis oled sa põmdi kohe selles vastandaugus ehk sa oled vaimuhaige. Et jah, tasapisi nüüd tõepoolest see tendents on hakanud vähenema ühiskonnas. Aga vaatame siis, mis asi see läbipõlemine on. Meil hea sõber, ka koolitaja ja konsultant matemaatilise taustaga ütleb, et ennem kui millest me hakkame rääkima, defineerime mõisted, siis me saame aru, millest me räägime. Võib-olla tuleb kellelegi üllatusena, et läbipõlemine ei ole iseenesest nagu mingisugune meditsiiniline termin, ta on metafoor, kujund. Ja selle mõtles välja Graham Greene, üks kirjanik. Ja nüüd kõige lihtsamalt öeldes, läbipõlemine on mitte midagi muud kui kurnatus. Ja see tähendab, et see on lihtsalt normaalse inimese mingi eriline meeleseisund. Ja see sama asi, see on täiesti normaalse inimese meeleseisus. Ja me pärast vaatame, kes need normaalsed inimesed siis on. Ja ta tekib olukorras, kus selle inimese ambitsioonid ei kattu reaalsuse tegelikkusega. Pingutab küll, aga tulemus miski pärast ei ole. Või ta on pidevalt rahulolematu, tulemus on ikka natuke liiga vähe. On vaja natuke rohkem, veel paremini. Ja kuigi täna on see pealkiri sõnastatud nii, et me keskendume rohkem organisatsioonidele, töökohale, siis iseenesest läbipõlemine ei ole ainult tööga seotud. Ja selle ma natuke peatun ka hiljem. Et läbi võib põleda ka muudes valdkondades ja muudel asjaoludel. Kui ma otsisin internetis ka natuke surfasin ennem märksõnaga läbipõlemine, vaatasin burnout, siis ja mul oli suur üllatus, kui ma nägin massiliselt märksõnu, mis puudutasid autovõidusõitu. Mina mõtlesin, et et seal tuleb ikka sellest vaimust ja psüühikast juttu, aga ei. ja siis vaatasin pildid olid kõik umbes sellised. See tähendab siis, et burnout on mingi nähtus seal nendes kiiruskatsetel just, mitte lihtsalt võidusõit, aga need on need kiiruse kiirenduskatsed, autod, mille tuurid keritakse alguses juba nii kõrgele ülesse, et kui siis see start käib, siis need kummid hakkavad suitsema või suisa põlema. Et see on siis nüüd praegu ma ei tea, kes noorte hulgas, ja valdavalt on see nooremate inimeste harrastus, on seotud siis autode kiiruskatsetega. Aga nüüd võtame seda ka kui võrdlust või metafoori, kes on lugenud nendest asjadest, need teavad, et sellised autod sõidavad ilma remondita ainult üks kord. Pärast sellist kiirenduskatset läheb ta kohe remonti. Nüüd kujutage ette, kanname selle üle inimesele, eks ole. Et selline inimene, kellel tuli rummust välja lööb, vajab kohe kiiresti remonti, enne kui võtaks näiteks järgmise töö ette. Aga inimmaailmas me peame silmas siis eelkõige seda, et inimene enam ei jaksa. Nagu ütlesin, see kurnatus, enam ei jaksa. Ja loomulikult siis tema tootlikkus langeb ja tema elurõõm kahaneb ja kõik need asjad, millest räägitakse. Vaatame veel neid tunnuseid natuke lähemalt. Esimene füüsiline väsimus, tõepoolest, milles see avaldub? Lihaspinged on üks esimene asi, mis jäävad kehasse, sa tunnete, et kehas ei ole seda energiat enam, eks ole, lihased kuidagi nagisevad ja kragvisevad ja kallalülid ja
ja siis järgmine samm on kohe mingisugused unehäired. Siis vaimne väsimus tähendab seda, et keskendumisraskused tekivad, enam ei püsi töö kallal nii hästi ja mõtlemisvõime on ka pärsitud. Ja võib-olla vaadata, testitakse näiteks mingisuguseid IQ harjutusi, mingid matemaatilisi võimed, mis iganes, loogika hakkab lonkama natukene ja nii edasi. Nii et keskendumisega raskusi. Emotsionaalne väsimus tähendab see, et see inimene muutub ülitundlikuks, mis tähendab automaatselt seda, et tema emotsionaalne skaala läheb ühest servast teise väga kiiresti. Ja ta ärritub kergesti. Või siis langeb peaaegu sinna osavõtmatuse ääre peale, apaatiasse. Sotsiaalne väsimus, inimene ei taha enam teiste inimestega eriti koos olla, ta kuidagi tõmbub endasse, tunneb ennast üksikuna ja hoiabki ennast üksikuna, eraldi teistest. Ei osale nii väga grupi ettevõtmistes. Ja hingeline väsimus selles kõige üldisemas mõistes elu mõte hakkab käest ära kaduma. Mis mõte kõigil on? Pingutan, aga ne tulemust ei ole. Nii et elujõud hakkab inimesest ära välja minema, lahkuma. Nüüd, üks baasiline asi, millele tasuks mõelda, kui ma vaatasin ka seda veel, et kas ja kuidas näiteks, mina ei ole arst, ütlen kohe ette, ainult üldises pildis vaatasin neid diagnostikaid, ega siis läbipõlemine ei ole tõesti meditsiiniline diagnoos, nagu ma ütlesin, see on nagu metafoor iseenesest. Teatud tunnused on küll stressiga seotud, eks ole, neid diagnoose, ja sellepärast stressist tasub rääkida, mis on alus nüüd selle läbipõlemisel, mis see eesti keeles tähendab. Stress on pinge. Ja kui me räägime stressist, siis tavaliselt, igapäevaselt me ei mõtle, et stress võib olla ka positiivne või negatiivne, distress või eustress, aga füsioloogiliselt on niimoodi niisugune paradoks, et ükskõik, kas see emotsionaalne foon on positiivne või negatiivne, pikaajaliselt kestes kurnab ta inimese ikkagi ära. Mis tähendab automaatselt seda, et ei saa olla olukorda, kus inimene on pikka aega pidevalt motiveeritud ja ta seejuures ei hakka kuluma. Ja see on juhtidel väga oluline teada, et see dünaamika oleks pingutus ja lõdvestus, pingetus ja lõdvestus. Ja siis ma tahtsin siia tuua ühe näite, mida ma stressikoolitustel ka kasutan, on selline mõiste nagu holistlik inimese käsitlus. Ja see võtab kokku siis 3 olulist komponenti isiksuses, nii nagu ka täna on juttu olnud, et ega siis vaimset tervist ja füüsilist tervist pole põhjust eristada, kõik on üks tervis, kõik on inimeses koos. Ja see holistlik käsitluses siis vaatab inimest kui mõtlevat olendit, eks on siis see mõte, vaim, tegutsevat olendit, see, kes füüsiliselt tegutseb, teeb midagi, keha, ja tundelist olendid, inimesed, kes hingab, kellel on hing ja elujõud ja emotsioonid. Ja nüüd see põhimõte on selles, et kui me vaatame niisugust holistlikku mudelit, siis inimene on tasakaalus siis, kui ta on seal enam-vähem nagu keskel, eks ole. Et siis ta tuleb endaga hästi toime, mingi komponent ei ole nagu liigselt esiplaanil, ta ei pinguta üle ei vaimse tööga, ei kehalise tööga ega oma emotsionaalsete läbielamistega. Kõik on ilus. Nüüd, mis juhtub siis, kui inimene hakkab rohkem pingutama? No siis ta peab kuskil teisest nurgast läbi järele andma, eks ole. Nii et kui ma stressi käsitlen, siis kui inimene tunneb, räägin sellest, et kui sa tunned vaimset, mõttelist vaimset väsimust, siis pane see uks kinni ja keskendu siis tunnetele, ehk et sul on vaja rohkem emotsioone ja seda emotsionaalset läbielamist ja siis füüsilist koormust. No ma toon teile lihtsa näite, et üks kord ühel koolitusel üks inimene ütles, et ja ma teen, ma käin ju jooksmas ja see ei aita. Ma küsisin, et mismoodi ei aita. Ma jooksen ja kogu aeg mõtlen tööasjadele. Mina ütlesin selle peale, et tõsta tempot.
et ühel hetkel jooksed niimoodi, et ainuke mõte peas on, et jõuaks õige koju. Okei, see on nüüd niisugune ilus soovitus. Aga mis juhtub inimestega, kes iseendale annavad sellised käsklusi ja mitte ainult ühes suunas, vaid kõigis 3 suunas? Siis juhtub selline asi. Inimene võtab järjest suuremaid vaimseid väljakutseid vastu, hakkab järjest rohkem tööd tegema, nii-öelda vaimset tööd, ütleme siis kontoris. Siis hakkab ta järjest rohkem sporti tegema, sest ta leiab, et seda tuleb ju tasakaalustada, eks ole, siis läheb trenni, aga mitte lihtsalt trenni, vaid niisugused tõeliselt nagu peaaegu profisportlase trenni, eks ole. Ja vaatad iga päev. Ja siis on tal vaja emotsionaalselt läbielamisi. No siis pidu hommikuni. Nii et maa on must. Ja tulemus on selles, nagu te nägite, seal oli see kontuur all, eks ole, et kõike saab liiga palju. Ja see ongi see ülekoormus nüüd. Ja selle tulemus ongi läbipõlemine. Nii et see tasakaalu moment on hästi oluline inimeses. Ja etteruttavalt võib öelda, et loomulikult see kaotaja ja võitja, mõlemad on äärmused, et tuleb osata nii kaotada kui võita, tuleb endale parajalt kõiki asju timmida. Ja kui inimese on selline hea ütelus, mulle täitsa meeldis see, kus ma kuskilt lugesin, et kui inimene tunneb ennast hästi, siis tõenäoliselt on tasakaalus. Et ongi, kõik on proportsionaalselt paigas. Vaatame nüüd veel, et mis juhtub ülekoormuse tagajärjel. Et kõigepealt inimene satub segadusse. No kuidas siis on? Et ma pingutan, teen, olen jõle tubli, aga tulemus oli ikka see, mis ma tahan. Mingi küsimärgid tekivad. Mingi väike arusaamatus enda sees. Frustratsioon võõrsõnaga. Nii et esialgu see. Aga kui ta jätkab samas vaimus, siis ta lõpuks ärritub. Hakkab niisugune ärritusviha tekkima. Ja siis on ju väga lihtne hakata süüdistama teisi, et miks asjad ei ole nii, nagu mina tahan. Sest normaalne inimene, tuleta meelde, jutt on normaalsest inimesest, normaalse inimese egovaade on positiivses nihkes. Ehk et kõigepealt ta süüdistab ikka teisi ja alles siis iseennast, kui juba niimoodi kriitikaks läheb. Et see on täiesti normaalne käitumine. Ja ta ärritub ja siis läheb töökaaslasega suhted sassi ja ülemus ei ole selline teine, tegelikult kriitikad, eks ole, kõige selle kohta, mis peaks olema teisiti. Ja kui ta ikka jätkab veel ja samas kohas ja ta ei lahku nii-öelda sellest tööpositsioonilt, siis lõpuks ta muutub apaatseks, osavõtmatuks. Ta ütleb, et et see agressiivsus või viha või ärritus taandub just nagu passiivseks agressiooniks. Ta ei ela seda enam välja ja ta ei jõuagi enam välja elada. Ja siis ta enam-vähem püüab hoida oma status quo'd niimoodi, et kuidagi veel püsida selle koha peal. Selline osavõtmatus. Ja tuimus kuni lõpuks, kui ikka midagi ei muutu, siis ta muutub teovõimetuks. Ja see ongi see kurnatusseisund. Ja nüüd, reeglina on niimoodi, et kui me jääme selle läbipõlemise juurde, ega siis inimesed selle kätte otseselt ära ei sure. Jah, võivad tekkida igasugused hädad juurde, aga põhimõtteliselt on tegemist mõtleva inimesega, normaalse mõtleva inimesega, kellega vaimutöö ei ole võõras. Ja ta saab aru, et nüüd ainuke võimalus päästa on iseennast päästa ehk jalga lasta. Ta lahkub. Siis tehakse neid elutähtsaid otsuseid, niisuguse põhimõttelisi kannapöördeid. Et jätan selle töö, kus kurat ja lähen, ma ei tea, nii-öelda seakarjuseks või rändama või hoopis mingile muule tööle ja eriti riskantne on ju minna madalama palgalisele tööle, eks ole, ja kõik nii edasi. Nii et viimaks see inimene siis lihtsalt eemaldub sellest keskkonnast, sellest organisatsioonist, sellest töökohast, kus ta on. Ja nüüd võib juhtuda, et ta seal selles eemaldumisfaasis või selles nii-öelda psühholoogiliselt selles faasis on päris pikalt kinni. Ehk et langus võib toimuda suhteliselt kiiresti selles redelis,
aga nüüd taastumine võtab rohkem aega. Et me teame, kus need päris hästi on kirjeldatud igasuguseid selliseid ülekoormusi ja läbipõlemisi näiteks spordis. Me teame, kui ikka on ennast sportlane üle pingutanud, siis tema sooritusvõimekus langeb drastiliselt. Ja hiljaaegu ma kuulsin, ma ei jätnud nime meelde, aga hiljaaegu kuulsin mõned kuud tagasi Eestis üks sportlane rääkis avalikult, ta oli suusahüppaja vist või midagi sellist, ja kahe võistleja. Et ta loobus, päris head tulemused olid tal isegi rahvusvaheliselt, ta loobus sellepärast, et ta treenis ennast üle. Ja ta sai aru, et tema sooritusvõimekus enam ei taastu tipptasemel. Et see oli päris üllatav niisugune tunnistus. Aga ka mujal, näiteks muusikute hulgas ma olen ise näinud lähedalt, kuidas üliandekad noored kutid, kes on konservatooriumis, õpivad näiteks klaverit. Ja nad harjutavad ju tohutult palju, kõik muusikud. Ja see harjutamine on niimoodi, et see on tohutu suur füüsiline koormus ka kätel, mitte vaimne koormus, emotsionaalne, füüsiline koormus. Ja kui on väga ambitsioonikas noor mees, nagu antud juhul see üks tuttav oli, kes tahtis saada kontsertpianistiks, see on pianistide tippklass, see on see, kes esineb soolokontserdiga. Ja ta harjutas oma käed üle. Ja tema sai ka aru, et temast kontsertpianisti enam ei tule, sest ta läks kompositsiooni õppima. Ja kui me loeme siis ka ajakirjanduses ilmuvad aeg-ajalt lood sellest, et kui mõned ülestunnistused juhtide poolt näiteks, kui nad läbi põlenud on, et kui kaua aega võtab see taastumine, ikka päris kaua aega. Aga mis need tagajärjed siis on? Kehalised hädad haigused, jälle, et inimene on tervik, ega see keha annab ka kuskilt parem hiljem järgi ja ongi vaja nii-öelda päris arsti juurde minna. Probleemid hakkavad kuhjuma. Mitte ainult, et üks lõpeb, teine algab, vaid et nad on juba paralleelsed, üheaegsed ja mitmed ja nad on keerukad ja nendel ei ole lahendusi, häid lahendusi. Suhted lähevad konfliktseks ja lõpuks võivad nad ka katkeda. Ja eks te saate aru, et see ei ole ka lähisuhetes, see on ka töösuhetes samamoodi. Majandusraskused tekivad. Enam see nupp ei noki nii hästi, teovõimekus ehk siis sissetulekud võivad sellega kaasas langeda ja ongi hädad käes, nii et hakkavad jälle kuhjuma. Ja viimases hädas võib hakata tekkima ka mingi sõltuvus mingitest ainetest, mis annavad hetkelist leevendust. Ja see on ka üsna levinud meil. Aga vaatame siis, et kes põlevad läbi. Et see on hästi oluline, nüüd me jõuame nagu selle winner-loser teema juurde uuesti ringiga tagasi. Statistika näitab väga karmi ja üllatavat tõde, et põlevad läbi väga motiveeritud, lojaalsed, tööle pühendunud, tublid töötajad. Nad on väga vastutustundlikud ja nad annavad isegi rohkem, kui neid oodatakse. Nad annavad rohkem. Ja on veel selline mõiste nagu A-tüüpi inimesed, ka mingil ajal leiti statistilisest uuringutest, et on teatud tüüpi inimesed, kellel südame-veresoonkonna haigusi esineb rohkem ja suurema tõenäosusega. Ja eesti keeli lihtsalt öeldes need on need rööprähklejad. Need on need, kellel on alati kiire. Tempo, aeg ajab taga ja hästi kiiresti vaja. Nad on kärsitud. Ja see viib sageli läbipõlemisele. Inimesed, kes ütlevad pidevalt jah, ma suudan, ma tahan, jaa, ma teen ja niimoodi järjest ja järjest ja järjest, lõpuks on nad töödega ülekoormatud, nad ei suuda seda stopp või ei öelda endale ja teistele. Mis tähendab seda, et kokkuvõttes nendel inimestel on kontrollkese just nagu nendest endast väljas. Nad just nagu ei ela või tööta ainult iseenda jaoks, vaid paradoks on selles, et nad on küll sihikindlad, aga kontrollkese asub väljaspool, ehk nad püüavad vastu tulla või meeldida kellelegi teisele, saada sealt hinnangut, tunnustust teistelt.
ja ka otsuseid või mingisuguseid käitumisjuhiseid pigem väljaspoolt. Nartsissistlikud, kõik me oleme mingil määral, aga see on nagu liiga palju just nimelt, et nad tahavad, et teised neid tähele paneks ja kiidaks. Ja selle nimel on valmis siis meeletult pingutama. Kokkuvõttes võib öelda, et inimesed, kellel on liiga palju kõrgeid nõudmisi ja kelle suhtes siis? Kõigepealt iseenda suhtes. Kvaliteet, enda kvaliteet peab olema maksimaalne. Ma pean olema nii hea, nii tubli, nii tõhus inimene, kui üldse võib ette kujutada. Nii et kõrge nõudmine iseendale. Siis meeskond võib esitada inimesele väga kõrgeid nõudmisi. Kodult ka, eks ole, jah. Ja inimesed ootavad juhilt. Ja siis ta püüab nendele ootustele vastata, nendele nõudmistele. Organisatsioonilt laiemalt, mis tähendab siis nagu oma peakohal olevate juhtide nõudmisi või isegi omanike nõudmisi, me teame, et kasumlikkus on äris hästi tähtis, return of investment ROI, nagu on spetsiifiline mõiste, kui sa seda ei tooda, siis sa oled out ja sa oled loser ja sa saad jalaga. Või siis ühiskonnalt, millest oli juba juttu, et me kanname kätele neid, kes on võitjaid ja viskame põrmu need, kes on kaotajad. Ja nüüd üks tsitaat veel raamatust, Mart Jürisoo, Burnout, läbipõlemine. Suurepärane raamat. Mart Jürisoo oli Eesti soost arst, kes elas Rootsis. Mina tutvusin temaga aastaid tagasi, nii et see on mul isegi pühendusega raamat. Kuna ma olen nõmmekas, oli üllatus see, et tema Eesti kodu, mis ta tagasi sai pärast, asus ka Nõmmel Kaevu tänaval minu kodu lähedal. Tänaseks on ta kahjuks surnud. Suurepärane raamat, põhjalik, väga hea raamat. Ja tema on välja mõelnud sellise mõiste nagu vahukommi organisatsioon. Sulgedesse võib olla ka kodu või ühiskond, see on nüüd minu lisandus, aga ta möönab, et see põhimõtteliselt sobib ka loomulikult mittetöise keskkonna jaoks. Ja nüüd on meil kaks asja, me oleme kirjeldanud inimest, kellel on suurem tõenäosus läbi põleda, eks ole. Aga kuulge, kõik see, millest me rääkisime, et on sihikindel, pühendunud, see on ju kõik see, mis kõlab positiivselt, eks? Ja millest ikka räägitakse, tuuakse just nagu eeskujuks. Mis selles halba on? Ei olegi iseenesest midagi halba. Konks on selles, et määrab see, missugune on tema, selle inimese suhe selle keskkonnaga, kus ta on. Ja see on nüüd siis see Mart Jürisoo vaade siin. Et kui see keskkond tema ümber, ütleme näiteks siis praegu räägime tööst, organisatsioon on selline vahukommi organisatsioon, mille tunnuseks on, et ta on hajus, ei ole selget piire, me räägime rollipiiridest või ülesannete selgusest või alluvussuhetest, eks ole. Ta on kompleksne, tohutult palju harusid, alateemasid, kaasa arvatud ka projekte, kõik need maatriksorganisatsioonid, kus üheaegselt inimesed töötavad, 3, 4, 5, 10 projektiga, kõrgete nõudmistega töö tulemust on vaja ja võimalikult kiirelt, väheste ressurssidega, eks samal ajal, siis mis me ütleme siis, aega antakse, aeg kui ressurss, aega antakse vähe töö sooritamiseks, mingisuguseid töövahendeid või palgafond on väike, et piisavalt võimaldada inimesel ennast välja lülitada tööst, minna reisile, puhkusele, minna kas või hambaarsti juurde, sest see on nii kallis. Ja siis on kokkuvõttes see on ebakindel, ebaturvaline. Ja ebakindlus, ebaturvalisus avaldub ka konfliktsuses selles organisatsioonis või selles, et ei ole selgeid sihte, eesmärke, inimesed töötavad, aga nad ei tea, kuhu see organisatsioon nüüd läheb, mis on pikaajalised plaanid ja nii edasi. Näiteks ühes hästi suures tuntud ehitusfirmas, meie turul üks turuliidritest, kellega ma aastaid tagasi töötasin ja töötasin seal keskastme juhtidega, kes on põhilised selle strateegia ja elluviijad ja kasumitoojad, need on projektijuhid ehitusfirmas, peatöövõtja. Ja me rääkisime seal juhtimine, motivatsioon, need teemad ja need mehed ütlesid mulle, et me ei tea, mis on meie firma strateegia, mida need tippjuhid või omanikud seal üleval mõtlevad. Ja ausalt öeldes meile ei meeldi see olukord.
see tekitab ebakindlust ja me vaikselt vaatame kõrvale, et kas on kuskil paremaid pakkumisi. Nii. Nüüd aeg hakkab mul läbi saama, et paar lugu veel, lihtsalt lugusid, näiteks minu lugu. Minu lugu on selline lühidalt kokkuvõttes, et siis, kui Nõukogude võim hakkas lagunema Eestis ja tekkis uus vabariik umbes selles vahetussegasel ajal, see tähendab, see on ju see vahukommi keskkond, ebamäärasus, aga tohutu tahtmine uusi asju teha. Ma olin Nuku-teatri kunstiline juht ja teater oli kunagi ammu kokku leppinud, et me alustame koos Balti mere ümbruse riikidega rahvusvahelist festivali. Ja Tallinn pidi olema esimene, kes selle korraldab. Ja see sattus just, ma ei tea, see oli 91 vist, jah, 91. See teate, see oli see aeg, kus iga kord, kui tulid palgaga, siis see rull oli järjest suurem. Raha väärtus langes drastiliselt, midagi ei olnud saada, inimesed olid segaduses, masenduses, kuidas keegi, kõik oli liga loga. Ja inimesed ütlesid, et ärme teeme seda. Aga mina olin noor, ma olin niisugune, ma tahtsin sihikindel, põlev sisemiselt. Muidugi, kuidas me oleme lubanud, loomulikult teeme. Ja ma olin värskelt saanud selle juhi koha. Ja siis ma pingutasin selle nimel. Ja siis oli taustsüsteemina veel, et ka perekonnas oli pinged parasjagu üleval. Ja tulemus oli läbipõlemine. Ma lahkusin teatristes, jah. Lõpuks nagu see astmestik tuleb. Minu tuttava lugu. Minu tuttav oli väga edukas projektijuht reklaamifirmas. Ja ta oli nii tõhus, et teised imestasid, kuidas ta saab olla nii tõhus, kui ta väliselt just nagu midagi ei tee, istub seal jalad sahtli vahel, loeb lehte, tal on kogu aeg just nagu aega. Ja ta ise ütles ka, et umbes nii 4 tundi ma päevast teen tööd, 4 tundi mul ei ole suurt midagi teha, mul on seal hea olla. Sest ta oli väga, väga efektiivne. Nüüd, mõne aja pärast tundis, et nagu vähe on koormust, et tahaks midagi muud veel teha, hakkas ajakirjaniku tööd ka tegema kõrvalt. Ja siis ühel päeval avastas, et tal on tohutult palju tööd, ta enam ei jaksa. Ja samas palk oli hea ja see ajakirjaniku töö oli tore ja mõnus ja nii edasi. Ja tal hakkasid tekkima südamerütmihäired. Stress oli juba nii suur. Ja talle kirjutati mingi rohi vererõhu vastu ja muu ja see ei aidanud. Ja kui ta ühel päeval tegi otsuse, et ta lahkub sellest reklaamibüroost, ta valib lihtsalt ühe. Südame rütm läks päeva pealt korda ja mingid vaevust enam. Ja tüüpiline juhi lugu, eks me teame neid juhte, kellel on mingisugune üksus juhtida inimesed, siis ta veel asendab kedagi, siis tal on firma poolt seotud kõrged tulemusmõõdikud, siis inimesed aeg-ajalt jäävad haigeks, ta peab kogu aeg tegelema ümberkorraldustega, siis töö rutiin, võiks öelda, et töö rutiin ei ole, kogu aeg tuleb midagi ümber teha, muuta, pidevad muutused organisatsioonis ja tulemuseks on siis läbipõlemine. Ja ühel hetkel inimene mitte ei ütle endale, vaid ta lihtsalt see aur läheb välja ja ta jääb seisma. Et kui ma võtan kokku veel, et kuidas võiks kui me räägime läbipõlemisest kui metaforist, et põleb läbi inimene, kes põleb alguses ereda leegiga ja siis ta põleb läbi. Et see inimene on nagu tank, et sellist inimest on kirjeldatud veel sellises raamatus nagu stressi teejuht, kuidas saada lahti liigsest pingest, siin on sellist inimest nimetatud tankinimeseks. Mina mõtlesin sellise metafori välja, et see on nagu rööpmetel kihutav suur raskes lastis kaubarong ja kui keegi siis nüüd kõrvalt talle ka ütleb, et kuule, et vaata, et
et sul kõik ei laabu nii hästi ja võib-olla tekib sul ülekoormus, siis ta ei võta kuulda seda. Sest ta on väga sihikindel. Et kes sa oled üldse, kes mulle ütled ja mul on omad kindlad sihid ja silme ees ja ma lähen edasi. Nüüd sellise inimese peatamiseks, kujutage ette, peab olema sama tugev vastasmõju. Ehk see inimene, kes hakkab nüüd sellist sihikindlat, sisemiselt põlevat inimest just nagu peatama tema enda huvides, peab olema sama tugev kui see suur vedur. Ainult ta peab olema teistmoodi tugev. Ta peab olema paindlikult tugev. Sest ega siis sellist vedurit ei saa nagu sekundi peal peatada. See tuleb tasapisi, tuleb see tempo maha võtta. Ja need ongi vist praegu, ega mul aeg on läbi, eks ole? Praegu peaks olema. No niivõrd kuivõrd, jah. Ja, kui on mõni väga suur pärl veel öelda, siis seda kuulaksime. Noh, tasub mõelda siis, et kas need inimesed, kelle lugusid ma räägin, ise kaasa arvatud, kas te arvate, et ma olen võitja või kaotaja? Ma olen võitja. Ja mida ma olen võitnud? Kogemusi. Ja see on hea vastus. Kunagi mulle õudselt meeldis, oli vist see Tähelaev, juhuslikult nägin, Vladislav Korsets oli seal ja saatejuht küsis, et öelge palun, kas te peate ennast edukaks inimeseks? Ja Korsets muigas, nagu ta ikka muigab vuntsi niimoodi kergelt, ütleb, et sõltub sellest, mida eduks pidada. Et ma arvan, et ma olen üsna edukas õnnelikuks olemises. Nii et püüdke teiegi õnnelikud olla, oma värvilist elu elada rõõmsalt, tasakaalustatult, sõites, hoides seda tasakaalu seal ühe ratta peal või mis iganes rattad kellelgi all on või jalad. Ja et teil oleks ikka meeldiv, hea aeg, head aega. Aitäh Ülo Vihmale selle loengu eest. Ülo, ma vaatan, sa tuled juba sealt alla. Ma oleksin võib-olla korra veel publiku poole pöördunud, äkki oleks keegi tahtnud mõne repliigi või küsimuse sinu suunas teele panna. Et kas on selliseid inimesi? Kui ei ole praegu, siis me tegelikult kohtume ju õige pea kohe siin laval uuesti juba vestlusringis, et võib-olla tekivad mõned tähelepanekud või repliigid selleks hetkeks. Mul endal tulid ka mõned mõtted, aga võib-olla hoiame siis need selle paneeli jaoks. Ühe asja ütleks, et kontrollisin isegi järele. Kreutzwaldi Kalevipojas on umbes sellised värsid, et esimesed tapetakse, külgmised surmatakse. Jah, just nii. Keskmised tulevad koju. Et kuidas sellega on, et kas selline kuldne keskpärasus on siis ikkagi see õnnevalem? See on nüüd väga kavalasti esitatud küsimus, sest selles küsimus on kohe ju teatud väärtussüsteem ja hinnangusüsteem taga, ehk keskpärasus, sõna keskpärasus. No kes meist tahab olla keskpärane? Ei taha. Ei taha, eks ole. Unikaalne inimene, unikaalne elu. Loomulikult ma ei ole keskpärane, ma olen unikaalne. Unikaalselt tasakaalus. Mõtleme selle üle. Aitäh sulle ja kohtame siis uuesti. Isikliku, tähendab, okay. No ütleme, teoreetiliselt tähendab seda, et kontrollkese on minu sees. Ja ongi, see on see asja point. Aga mis see tähendab, siis sellest võib pärast veel rääkida. Hästi, aitäh sulle.